Me oleme hästi palju teinud automotiive, motomotiive, kõiki selliseid asju. Nüüd ATV motiiv, mis oli esimest korda. Eks me püüdsime seda sama formaati, mis on autode ja tsiklitega olnud, nii-öelda kopeerida head asja. Sõit, aga meil käib alati sinna juurde see, et see peab olema inimesele selline mõnus ja mugav, kõik ööbimised, asjad, söögid, värgid, et see käib ka alati sinna juurde ja nüüd siis see ATV motiiv esimest korda sai tehtud, oligi, sõitsime 2 päeva, vahepeal ööbisime, vahepeal sõime, vahepeal käisime saunas. Et see ongi nagu nende erinevate sõidumotiivide eripära, et me ei käi ainult sõitmas, vaid me nagu lustime muud moodi ka. Minu üks tingimusi oli see, et lähme matkale, vaatame loodust, sõidame ringi, metsateed, kõik, kus on ametlikult lubatud, ei mingit pahandust ega midagi. Ja 15 minuti pärast avastasime ennast ikkagi kaelani ikkagi seal, kus me nagu ei tahtnud olla. Mootorrattaga me oleme taga juba need vitsad saanud, et pidime minema ka loodusmatkale adventure mootorratastega, niisugune kergem versioon tetirajast. Rada ikka on näha ja ei ole nii väga porine, siis ma arvan, et mootorratastega me kukkusime esimese 20 minuti jooksul rohkem, kui me elus üldse oleme kukkunud mootorrattaga. ATV-dega täpselt sama lugu. Aga Raikol jäi õigust veel pealegi, et aga kui te minu jäljest sõidate, siis te ju ei satu sinna sohu, et kui te lähete jäljest välja, lähete oma rada tegema, siis ise vastutate. Kuule, see on niimoodi, et kui sa enne oled aus meiega käinud igaks juhuks, ta ütleb sulle, et kuule, midagi jutu. Siis oled teibi ülevalt ära, siis on jalg kauem mitte niiske. Selle sama ATV-ga võib ju sõita oma sauna taga ka Heinamaa peal ja ongi kõik, aga kui inimene tuleb meie tehtud sõidule, siis ta tahabki midagi nagu rohkemat saada kui see, mis ta ise seal oma sauna taga teha saab. Et eks me üritame neid radasid ikkagi selliseid leida, mis pakuvad väljakutset ka ja on lõbusad ja on ilusad vaated ja sellised kohad, kuhu võib-olla inimene niisama ei satuks. Meil olid paar tüüpi, kes on täitsa nagu off-road võistlejad, kes on ATV-d sõidavad spordiks. Ja meil oli paar tüüpi, kes olid elus esimest korda ATV-ga metsas ja me saime väga hästi hakkama. Kogenumad aitasid võib-olla neid vähem kogenumaid ja ma arvan, et tänu sellele, ütleme need, kes kunagi ei olnud metsas käinud, tulid sealt metsast välja ikkagi sellisena, kes nüüd võivad vastu rindu taguda ja öelda, et ma oskan ATV-ga sõita erineval maastikul ja ma saan sellega hästi hakkama. Et... Jäid kinni või? Sa ise oled veel? Kõik on väga hästi on. Ära muretse. Kui pika distantsi selle 2 päevaga läbi jõudis sõita? Jämedalt oli 100 ja 100 ehk siis peaaegu 200 kilomeetrit tuli, et me siit alustasime siit Peetrist. Võib-olla see Peetri ei ole väga hea koht alustamisega, ühtepidi mugav, meil on siin nagu oma baas ja hea on sättida ja teha, aga siin on seda tsivilisatsiooni liiga palju, et siis nii-öelda sõidu algus tuleb sõita mööda teid. Alustasime siit ja jõudsime siis Kose vallas Virlas on siidrifarm, sinna jõudsime välja ja seal siis oli meil see õhtune olemine. Et mööda teid sõites on võib-olla saab 40 minutiga kohale, meie sõitsime ATV-dega terve päeva ja me ikka päris pimeda peale, kui me sinna kohale saime. Ja järgmine päev tulime sealt siis siia samma Peetrisse tagasi, aga siis seekord nagu teist teed pidi ja saime veel 100 kilomeetrit sinna otsa. Tegelikult on meil sotsiaalmeedias on need ATV sõidugrupid ja asjad ja tegelikult seal on need grupiliidrid, kes seal nad on tegelikult aastaid, võib-olla isegi aastakümneid sõitmas käinud ja tegelikult teavad nad neid radu, kus tohib sõita, kus kellegi meelt ja vaimu ei riiva.
ja teiseks annavad nad ka kindlasti väga häid sõidunippe ja aitavad samale sõidutasemele jõuda. Et eks neid ikka soovitan liituda nende kogukondadega, kus juba on grupid olemas või kus on juba liikmed, sest ega seal pidevalt ju käib see roteerumine, mõned inimesed tüdinevad ära, grupid tõmbavad, kuivavad kokku, tulevad uued liikmed asemele. Entusiastid ikka jäävad ja alati viiakse seda entusiasmi edasi. Tegelikult see on ka üks niisugune, kas ta nüüd sport on, aga ta on kindlasti niisugune ajaveetmise vorm ja kui me oleme 5 päeva nädalas, kes kuskil tööl on, kes tegeleb mingisuguse kontoritööga, kes tegeleb vähem vaimse või rohkem füüsilise tööga, tegelikult kõik me tahame natukene nagu out of box ka mõelda ja millegi muuga vahepeal tegeleda, kui lihtsalt tavaelu. Mis on kõige tähtsam? Mingi rõvedalt lagi pähe ei sajaks. Ülejäänud kõik on jumala savi, sellepärast, et sa nii saad päris mudaseks vahepeal. Midagi liiga palju juhtunud. Ühe ATV põhja nägime korra. Nii et järgmise korrani. Tšau!